Tere tulemast tagasi, te kuulate päris muu muusika podcasti. Täna teeme kõrvalepõike oma tavapärasest saatest ja seame oma sammud Viljandi ning uurime, mida kujutab endast Viljandi pärimusmuusika ait. Räägime lühidalt selle ajaloost ning vaatame, kuidas seal pärimusmuusikat siis ikkagi täpsemalt mängitakse. Tänagi ma ei ole siin üksi ning minuga on liitunud pärimusmuusika aida programmijuht Liana Vapper-Toore. Tere, Liana! Tere! Äkki sa räägiksid lühidalt meile, kes veel täpsemalt ei tea, mida ait endast täpsemalt kujutab? Pärimusmuusika ait on tegelikult kontserdimaja, aga selles kontserdimajas meil toimuvad kontserdid, aga siin pesitseb ka põhikohaga Eesti Pärimusmuusika Keskus. Ja siis Eesti Pärimusmuusika Keskus korraldab siin oma kontserte, hooajakontserte, aga samas meil tulevad ka väljast kontserdid sisse. Ja siis lisaks kontserttegevusele on meil ka igasugused õpitoad, mis toimuvad majas. Ja need on siis peamiselt pärimussuunitlusega, kuna need on Pärimusmuusika Keskuse korraldatud. Aga äkki räägiksime siis veidi sinu ajaloost aidaga? No minu nii-öelda ametlik ajalugu aidaga seoses on päris lühike. Kui täpsemalt öelda, siis mul sai eelmisel kuul 1 aasta. Ehk siis, et sa oled saanud kätte ühe kõige värskema töötaja. Aga aidaga seotud ja aidas käinud oleme ikkagi täitsa algusest peale. Et ma siin üritasin mõelda ka, et mis mu esimene mälestus aidaga on. Et see oligi tegelikult täiesti avamisaastal, siis kui Silver Sepp tegi oma tantsuetendust siin suures saalis. Ma mäletan väga hästi, et tegelikult ma olin pärimusmuusika festivalil käinud juba sellest ajast peale, kui ma olin 12-13, ehk siis päris ammusest ajast peale. Ja siis ma mäletan seda, kuidas see ait oli veel, ta ei olnud kasutuses selles mõttes tol hetkel, et lihtsalt rahvas vooris siit mööda suvel festivali ajal ja siin ei toimunud midagi. Ja siis seda ägedam oli see uudis, et siia tuleb päriselt nagu pärimusmuusika pesa põhimõtteliselt ja keskus. Ja siis jah, et ühesõnaga, et ma olen eelmiste aastate jooksul siin pidevalt ikkagi käinud, kas lõikuspeol, mis on meie sügisene festival või siis hooajasiseselt mingid kontserte kuulamas, vaatamas. Aga jah, et kuidagi mõtlesingi, et elul on sellised huvitavad keerdkäigud, et siis järsku ühel hetkel ma kuidagi töötasin siin programmijuhina ja mulle väga meeldib siin. Väga põnev. Ja nüüd kuulame siia vahepeal Liana abikaasa Hartvin Toore esituses üht lõudspilli lugu.
me võime äkki liikuda edasi Aida enda ajaloo juurde, et alustame sellest hoonest näiteks, et millal see hoone üldse valmis või kas sellest on üldse mingid teadaolevad mingid aastanumbrid? Ma tegin väikese uurimistöö selle kohta. et maja ise on väga vana ja kusjuures nagu öeldakse, et seda täpset ehitamisaastat nagu ei osatagi öelda, aga esimene nii-öelda kaardile mainimine või kaardile joonistamine on siis pärineb 1790. aastast. Ehk siis arvatavasti on see maja kuskil 18. sajandi teisest poolest, kuskil keskpaigast. Pigem suure ajalooga. Pigem suure ajalooga jah, et ta on teeninud erinevaid eesmärke, et ta oli tall ja siis ta oli ladu ja siis pikalt ta seisis tühjalt ja siis lähiajaloost rääkides oligi, et 80-ndatel taheti siia teha suurt laohoonet, siis oli maja veel päris hästi säilinud, aga siis see kuidagi projekt jäi soiku, siis 90-ndatel võeti see uuesti käsile, aga selleks ajaks oli juba osa katusest sisse varisenud ja siis taheti siia teha mingisugune uhke vist kohvik või midagi sellist. Ja siis ikkagi nagu ei läinud läbi ja siis maja sellisel kujul nagu praegu on valmis 2008. aastal. Ja kas sa äkki räägiksid meile täpsemalt nii-öelda sellest valmimisprotsessist? Sellest valmimisprotsessist, ma siis ütlen, et ma ei olnud selle protsessi juures, eks ju, aga ma tean, et see oli ikkagi pikki aastaid kestev projekt, sellepärast, et kuna tegemist ta ei ole ikkagi eeskätt majanduslikude eesmärkidega maja, eks ju, et ta on kultuurimaja nii-öelda ja siis see oli pikk protsess just nagu selles mõttes, et kuidas leida vahendeid, et seda siia ehitada ja siin oli palju eratoetajaid, kellele pärimusmuusika oli nii sümpaatne, et kuidagi tundsid, et nad tahavad ka oma nagu isiklikku toetust panna siia alla ja loomulikult siis riigi toetus ja kultuurikapital ja kõik. Sellest vist tehtigi täitsa siuke kampaania, et isegi helise ja kõneoperaatorite alt sai nii-öelda sõnumi saata ja siis sellega toetada, nagu ma aru sain. Jah, oli, et see oli suur kampaania, et see siia ikkagi tekiks. Ning nüüd kuulame vahelduseks Tratataki Tehke ruumi esmaesitlust Aidas. Nii palju
aga siis me võime äkki liikuda Aida pärimusmuusika poole peale, et äkki sa räägiksid meile, et kui nüüd koroonaaeg kõrvale jätta, et siis millised võimalused siin pärimusmuusikuga nii-öelda veel on? Siis mis meil siis siin Aidas toimub? Meil on kontserdid, mis on siis eelkõige suunatud nagu väljapoole, eks ju, kui me ootame inimesi väljaspoolt, aga samas siin toimub ka igapäevaselt väga vile õppetöö. Selles mõttes, et Eesti Pärimusmuusika Keskus on MTÜ, mis toetab siis ka tugevasti pärimusmuusika alast haridust. Ja me töötame koos ka Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemiaga ja nende pärimusmuusika osakonnaga, et ühesõnaga, et mida me hästi toetame, ongi inimeste jõudmist pärimusmuusikani ja kuidagi neile mingite võimaluste võib-olla näitamist ja avamist ja siis nende toomist pärimusmuusika juurde põhimõtteliselt. Ja meie majas toimub ka, mitte ei toimu, vaid meie majas töötab ka August Pulsti õpistu, mis on siis puhtalt kursuste suunitlusega organisatsioon ja meil toimuvad õpitoad Aidas sees, aga viimastel aastatel oleme ka viinud need kursused välja Viljandist. Siis meil on meie koordinaator Janne Suits on hästi agar olnud ja siis selle tõttu meil toimuvadki need samad õpitoad, erinevate pillide õpitoad, väikekandled, ukuleeled, viled, viiulid ja mida kõike veel. Need toimuvad ka Tallinnas, Võrus, Tartus ja võib-olla kuskil veel, mis mul praegu meelde ei tule. Ehk siis väga üle Eesti. Ja, et see ongi meie eesmärk, et ja samamoodi kontsertidega ka, et meil toimuvad osa kontserte majas sees, Aidas sees, aga me viime ka kontserti välja teistesse rahvamajadesse, kultuurimajadesse, et just nagu, et ei oleks see, et pärimusmuusika elab ainult Viljandis, vaid et me viime ka seda väljapoole, et siis koostöös teiste kohtadega organiseerime ka asju. Et laiendada lihtsalt. Just. Aga sa mainisid August Pulsti õpistut, et äkki sa räägiksid sellest meile veidi lähemalt? Veidi lähemalt. See ongi siis õpistu, tähendabki seda, et see on vaba haridusorganisatsioon, mis toimetab siis nii noorte kui ka täiskasvanute pärimusalast õpet. Et sinna alla käib pilliõppe, aga ka pärimustantsuõppe ja laulud, laulumängud, kõik, mis on seotud siis pärimusmuusikaga, pärimuskultuuriga, et siis me üritame seda viia võimalikult laia kuuleskonnani, vaataskonnani, mängijaskonnani, et seal ongi erinevaid kursused, ongi nagu täiskasvanud kursused ja siis on ka mingid erilised kursused, mis on näiteks mõeldud õpetajatele ja lasteaiaõpetajatele. Et see ongi just nagu see, et edutada ka seda, et üldhariduskoolidesse ja lasteaedadesse jõuaksid ka pärimusmängud, pärimuslaulud, et kasvatajad oskaksid neid edasi anda, et siis kui lapsed kunagi võib-olla hiljem satuvad sellega uuesti kontakti, et siis neil on see, et aga me juba kunagi ju lasteaias või koolis juba laulsime seda laulu. Et ühesõnaga jah, et meie eesmärk on see, et sellest August Pulsti õpistust ka saaksid võimalikult erinevad vanusegrupid osa. Sest pärimusmuusika on nii noortele kui vanadele vahet ei ole. Aga see on siis nii-öelda täiesti vabatahtlik, et igaüks võib iga kell sinna tulla? Meil on erinevad kursused ja erinevate pikkustega kursused, et osad on täiesti mingid ühepäevased, ma ei tea, näiteks Parmupillil on ühepäevased kursused, kus saab tulla algaja, aga samas ongi, et meil on nagu erinevate astmete järgi nüüd pandud, et kui keegi tuleb, keegi tänavalt mõtleb, et tahaks tohutult Parmupilli õppida või tohutult väike kannelt või et siis selleks on ka sellised nagu minikursused, kas 1 või paari päevased, kus nad saavad nagu selle maitse kätte, aga siis samas on ka kursused, mis toimuvad iganädalaselt näiteks või siis meil on ka mõnikord nädalavahetuse kursused, kus siis inimesed saavad ka kaugemalt tulla kohale, et ongi, et nad saavad siis nädalavahetuse Viljandis veeta ja siis 2 sellist üsna tihedat päevakursused. Okay. Aga mis sa arvad, et mis on sinu kõige meeldejäävamad või eredamad sündmused või siuksed mälestused Aidaga? Nii. See on hea küsimus selles mõttes, et kui ma siin veel ei töötanud, et siis olidki võib-olla luikuspeod, siis suvine pärimusmuusikafestival, mida ka Pärimusmuusika Keskus korraldab. Need olid sellised nagu suuremad ja ägedamate esinejatega sündmused, mis võib-olla mind rohkem kõitsid. Aga siis nüüd see viimane aasta siin töötades, siis
siis ma olen õppinud nagu kõiki neid siin majas toimuvaid asju hoopis teistmoodi hindama. Et kui ma varem näiteks ei saanudki väga hästi aru, mida see õpistu täpselt teeb ja mis kursused ja siis näiteks meil toimub ka iga 2 nädala tagant neljapäevati on selline väikelaste mänguring, kus käivad siis täiesti titad ja siis tund aega hiljem tulevad sellised lasteaiaealised sellised 3+ lapsed ja siis see on nagu näiteks üks minu jaoks väga, väga toredaid tegemusi, mida nagu tunnistada või kuidagi, et näha seda, kuidas need väikelaste vanemad tulevad siia kohale ja mängivad oma lastega ja siis nad teevad seda ringi meil väikses saalis, mis on kontori all täpselt ja siis neljapäevati kontoris olles on hästi tore see, et kuuled sealt alt, kuidas nad laulavad ja et see on nagu hästi selline positiivne emotsioon nagu. Et just seesama, et kui juba nagu titest saati neid lapsi seal pärimusvannis nagu solgutada. et see on nagu positiivne elamus ja tegelikult ikkagi nagu iga sündmus on omaette tore. Nagu täpselt see, et sa näed nagu neid erinevaid huvigruppe, kes sellele mingisugusele kontserdile siis kohale tulevad. Et teinekord võib-olla mõtled, et huvitav, et kas see reklaam ikka nagu jõuab nendele, on ju, aga siis samas näedki, et mingi, et sellisele kontserdile tuleb see huvigrupp, teisele mingi teine. Et jah, mul on nagu alati hästi hea meel näha seda, et inimesed leiavad selle maja üles ja siis ongi, et need, kes on huvitatud, et nad leiavad enda jaoks neid huvitava asja siis ülesse. Äkki sa räägiksid sellest väikelaste sellest huviringist. Mul on endal ka just 2-aastane laps on kodus, et täitsa põnev oleks siia niimoodi kaasa võtta. Ja see ongi niimoodi, et nagu ma ütlesin, et on 2 erinevat vanusegruppi, on ju, et siis see sinu laps läheks sinna noortemate sekka, on ju. Ja see ongi see, et just nendel beebidel on see, et see juhendaja Grete Viira, ta on hästi tore lastega tegeleja ja ta on kuidagi kaasab, et see lapsevanem siis ise mängib nagu selle lapsega ja siis ta teeb neid mingisuguseid kätega, mingeid laulumänge ja asju, nii et need lapsed, loomulikult need beebid, nad ei ole ju väga aktiivselt osalejad, on ju, aga nad kuidagi, ikkagi, et neid siis seal natuke hüpitatakse ja tehakse mingeid erinevaid mänge ja lauldakse ja et ikkagi sa näed nagu, et kuidas need väikesed inimesed, et kuidas nad ikkagi nagu aduvad seda või tajuvad, et see on hästi lahe. Ja siis loomulikult jah, need vanemad, need lasteaialapsed, et need saavad juba ise seal kaasa joosta ja mängida ja et tore on näha neid. See on kindlasti põnev. Ja. Aga äkki sul on veel enne saate lõppu midagi veel lisada, mida sa tahaksid Aida kohta öelda või? No võib-olla Aida või siis pärimusmuusika kohta nagu üleüldiselt, et minust on ikkagi nagu äge see, et kuigi Ait on siin juba 2008. aastast pärit, ehk siis ta, mis see kiire arvutus ütleb, et saab 13, on ju. 13 juba, jah. Et selle kuu lõpus, 28. märts, saab 13, selline korralik tiinekas. aga et ikkagi nagu, ta siin päris kaua juba, aga ikkagi on nagu iga aasta inimesi, kes kuidagi siis alles avastavad selle maja või selle maja sisu, et ongi teinekord võib-olla see, et inimesed, neil on nagu, kes sellest mitte midagi ei tea, et neil on see mingisugune tunne, et pärimus, et see on mingi arhailine mingisugune muuseum või mingi muuseumi asi on ju see pärimusmuusika. Aga tegelikult on ikkagi see pärimusmuusika ja pärimuskultuur, et see on nii elav asi nagu, et eks neid näiteid ole siin päris palju, eks, et Ratatak ja Maarja Nuut ja kes on siin viimastel aastatel sellised nagu säravamad lendajad olnud on ju siit meie žanrist, aga et ongi nagu see, et loomulikult on neid, kes peavadki au sees siis need arhiivisalvestisi ja seda jäljendavad ja kõike nii, aga see on siis ka neid, kes kirjutavad oma pärimusest inspireeritud muusikat ja siis on neid, kes teevad vanadest lugudest uusversioone ja et seal on nii palju erinevaid variante ja samamoodi ka nagu see pärimustants, mis ka ikkagi kasvab mingis mõttes edasi ja mängud ja et see on ka üks meie suurimaid nagu missioon, et näidata, et see on elav asi nagu, et ta ikkagi, ta kasvab edasi, nagu kuigi ta baseerub mingisugusel vanal ürgsel instinktil, eks ju, aga et ta on ikkagi tänapäeva toodud ja et me tahame selleks ka nagu kõik võimalused anda inimestele, et seda avastada ja samamoodi nagu rääkides Aidast,
siis siia kõik muusikud ja pärimusmuusika armastajad on alati väga oodatud, et no näiteks, kus meiegi siin praegu oleme Aida garderoobis, eks ju, et ühes nendest garderoobidest siin all, aga et paljud tudengid, pärimusmuusika tudengid näiteks käivad siin harjutamas pilli, et kes elab kusagil kortermajades, et ei saa rahulikult harjutada, et siis me ootame kõiki pärimusmuusika tudengid siia pilli harjutama või kui on keegi bänd, kes tahab teha proovi, et siis me ka võimalusel, kui saalid on vabad, suur ja väike saal, et siis me ikka tuleme vastu ja anname neile võimaluse proovi teha, et ka teinekord nagu meie tehnikaga, et ühesõnaga, et me igati soosime pärimusmuusika kasvamist, arenemist, elavnemist. Jah. Väga tore. Aga nüüd ma vaatan, et meil hakkab vaikselt saateaeg otsa saama, et ma tahaksin sind väga tänada saatesse tulemast Aitäh kutsumast. ja lahkelt Aidast rääkimast. See oli Päris Mu muusika podcast ning kohtume juba järgmisel nädalal.